kui mingisse ruumipiirkonda valgus ei levi, siis seal on vari. Ma arvan, et kõik on näinud seda, et kui sa paned lambile mingisuguse asja ette, siis seina peale tekib vari. Nüüd, kui on hästi-hästi pisikene valgusallikas, siis seda nimetatakse punktvalgusallikaks. Ja on olemas ka siis nii-öelda suuremaid valgusallikaid, näiteks siia ma joonistasin ühe allapoole. Ja siis seda nimetatakse siis lihtsalt suuremaks valgusallikaks. Aga punktvalgusallikas on lihtsalt hästi pisikene. Nüüd, kui punktvalgusallikas tuleb valgus, siis me saame seda kujutada niimoodi, et ta on justkui tuleb joontena sellest kerast nii-öelda siin välja. Ja siis ta levib ja teiselt poolt levib ka. Ja nüüd see on mingi keha, see hall on mingi keha. Ja mis siin juhtub on nüüd see, et siia taha sellesse piirkonda, kuhu valgus ei levi, sellepärast et keha on valgusallikal ees, siia tuleb vari. Ja kuna see on siis nii-öelda ruumipiirkond, kuhu valgus üldse ei levinud, siis see on täisvari. Aga kui meil on 2 sellist pisikest punktvalgusallikat, siis me joonestame seda niimoodi, et siit ühest valgusallikast tuleb valgus ja siis teisest valgusallikast tuleb samuti valgus. Ja nüüd siis, kus on siis nagu vari, on põhimõtteliselt meil on nüüd 2 sorti varju siin. Üks on täisvari. Ma panen täisvarju praegu sinisega. Ja täisvari on see. Täisvari. Ja täisvari on see, et kummastki valgusallikast ei jõua valgus sinna, sest keha on ees. Ja siis meil on poolvari. Ma panen tegelikult poolvarju mingi lilla värviga. Ja siin on ka poolvari. Ja kuidas me seda teame, et siin on poolvari, on see, et ühest valgusallikast jõuab valgus sinna, aga teisest valgusallikast nagu ei jõua. Nii et seal on nagu see on pooleldi varjus selline ala. Ja kui meil on suurem valgusallikas, siis sellega me teeme üldse niimoodi, et kõigepealt me tõmbame siit nagu paralleelsed jooned, või mitte paralleelsed, aga siis nagu külgede pealt jooned. Ja siis me tõmbame need samad jooned ühelt külje pealt ja teise külje pealt niimoodi risti. Ja nüüd, kus on siin täisvari ja poolvari? Täisvari tekib siia taha. Täisvari. Ja poolvari tekib siis siia. Poolvari. Sellepärast, et osa valgusest jõuab nagu siia poolvarjualasse, aga täisvarjualasse ei jõua üldse seda valgust. Et kui vahel vaadata seina peal ka, siis võib katsetada, et kui panna lamp põlema ja siis vaadata ja panna sinna midagi ette, siis otse selle asja taha tõenäoliselt tekib selline seina peale nagu tumedam vari ja siis külgede peal on selline nagu natuke heledam vari. See on sellepärast, et mõndadesse kohtadesse siis valgus ei saa üldse levida, sellepärast, et see ese on ees, mingi keha on ees, aga siis mingitesse kohtadesse seda nagu natuke saab, aga keha on nagu pooleldi ees, et ikka sinna täielikult ka ei saa, mistõttu see vari on natuke heledam. Et sinna mingi valgus jõuab, aga mitte nii palju kui mujale. Ja et see on siis see, kuidas saab joonestada täis- ja poolvarju.